Vabandust, võib segada korra? No natuke ikka jah. Tervist, kuidas teie nimi on? Maria Maria, miks te siia tulite? kutsuti. Kes teid siia kutsus? Rahel. Miks te otsustasite, et on hea mõte siia tulla? Ma ei tea, Rahel on lahe ja siis tundus nagu lahe koht. Okei, hea point. Kust sa siuksed prillid said? Siuksed prillid sain ma tegelikult Viru keskusest. Palju prillid maksid? Prillid maksid natukene, ma ei hakka summat täpselt ütlema. Väga poliitkorrektne vastus selles suhtes, et aga ma küsiks, et kas mida rohkem prill on nagu silmakoopas, seda ägedam mees, ma saan aru? Ei, tegelikult on niimoodi, et mida lahedam prill, see on mõttetum vend. Oleme nüüd ausad. Et sa oled siis nagu väga kihvt vend? Ei, ma olen väga mõttetu vend. Ma olen täiesti ausalt, ma ütlen ausalt. Ma seian siin Karl Klõvari kõrval ja ma ütlen, ma olen täiesti mõttetu vend. No selge, aitäh, see on minule küll kompliment. Aga liigume edasi. Kuidas teie nimi? Luisa. Luisa. Mis teie siin teete? Tulin muusikat kuulama ja sõpradega. Mis nagu gameplan on? Kuidas õhtu teie jaoks välja nägema hakkab? No eks siis näis. Eks siis näis. No nii, tähendab vabandust, küsiks paar küsimust siis, et kaua te siin olnud olete juba? No tunnike või 2. Ahah, ja ühe õllega olete ühe või 2 tundi olnud? No tooremaks aga ei tulnud, ütleme nii. Et autos juba, roolis hakkasite juba võtma? Peaaegu. Naine sõitis, jah? Jah. No see on küll kena. A teie? Ma olin juba eilsest täis. Näost ütleks, et isegi üle eilsest. Vastu ei vaidle. Väga kena. Aga mis teie teete siin? Puhastan ma veinipudelit. Miks? Ära küsi. Lainestu türa. Lainestu türa läks veinipudeli vastu ja veinipudel on nüüd must. Ja. Teil on nägu ka natuke must, ma võin öelda. Et minge puhastage ära. Ja ma tulen tagasi ja vaatan pärast, kas on puhas või mitte. Ma alustaksin siit kohe, et ma küsin selle, et miks te olete siin üldse? Me oleme sellepärast siin, et meie kallis Ketrin, kes pumpab madratsid, kutsus meid. Ja tema sugulane on üks korraldajatest, on ju? Jah, sellepärast. Aga kes see korraldaja on, kui küsida tohib? Mingi Mihkel vist, Mingi Mihkel. Mihkel on jobu. Mihkel Uutal on jobu. Ütleme selle kohe ära siin. Aga ma vaatan, et töö käib, ma saan aru, jah? Töö käib. Jaa, aga meil on nagu päris kuum on siin Saaremaal, et Eestis on... Jaa, ma tulin ise ka Eestist tegelikult, et seal oli tõesti natuke jahedam, aga... Et me kas vahetame Saaremaa nagu rahaga kaasa, et Saaremaa on teine kurss ju. Kaameramees, ma ütleks kohe, vaata, kui looduskaunis kohas me oleme. Lehmad on taustal, kõnnivad. Et me mõtlesime, et hommikul me läheme Udare juurde, võtame piima sealt, vaata, ongi hommikusöök on olemas. Ei, no minu arust väga mõistlik mõte, et kindlasti prooviks ära. Ma prooviks õhtul ära, siis võib-olla nagu julgust rohkem sees, et siis on lihtsam. Soe lehmapiim otse Udarast. Tuleb selline hea vana aeg, tuleb meelde, kui ikka ema on isa otsas sai olnud. Ja no kui muidu võetakse nagu viinale peale kurki, siis ma võtaks kindlasti lehma. Ja me teemegi täna niimoodi. Väga hea. Aga ma küsiks kohe siit edasi neiude käest, et vaatan, et Harley Davidsoni särk, et kas sõidame mootorrattaga või oleme lihtsalt lahedad? Ma tulingi mootorrattaga. Mis ratas on? Harley Davidson, mis mootoriga? Ma ei tahaks nagu muidu... No rariteet, ütleme. No rariteet ilmselgelt. Kas on teil veel öelda midagi? Mis asja te joote muidu? Saku ass. Ei, see on pealekust tegelikult. Lehmapiimaga tuleb sellest kokteil pärast või? No ise ei jooks, aga noh, igal ühel oma. Te näitate meile, mis teil on? Saaremaale tulite siis Saaremaa asja, no väga õige. Okei, noh siin ei ole enam midagi parandada, ma arvan, et lähme siit edasi. No nii. Sõber ütles, et olete suvespetsialist ja noh, torso on ikkagi korralik, et palju trenni tegite? Ei tee trenni. Kõik tuleb, kohe ma näitan. Omad asjad. Joo seda ja torso tuleb. Kuulsite? Jooge seda ja torso tuleb. Mis asi see on? Teeme väikse reklaami ka siis. See on Holsten esimest korda joon. Tähendab, noh, vahet ei ole. Aga oota.
Öelge siis, mis maitse on. tõesti, no nii hea. Võtab sõnatuks, ma saan aru. Mul ei ole midagi öelda lihtsalt. No natuke kõike, natuke banaani, natuke kreipi, natuke arbuusi isegi, meki ka, proovi. Ma võtan ühe maitseks, aga tõesti ainult maitseks. Ja, tegelikult vastab tõele isegi. Banaani on tõesti tunda. Ma ei uskunud, et võib olla, aga on tõesti tunda. Oota, aga ma küsin kohe ära käest kõrvalt, et mis teema sellega on, et tegelikult ei ole ju nii soe, et miks te siin oma torsosid näitate, kas üritate emaseid ligi tõmmata? Me siin pikk teekond oli telkideni ja võttis täitsa higiseks. Pole siukest sporti teinud terve suve jooksul. Väga õige, mina ka. Ma olen tegelikult üldse absoluutne spordivastane, et ma siin meestega ikkagi suhestun kõvasti. Aga aitäh teile, poisid! Ja nii, ma võtan kohe kõrvale, et kas ajad on tõesti nii halvad, et peab jooma sellist jooki? Ei ole, lihtsalt on selline tunne, et praegu tahaks panna halli maja vett, et ikka vundamendi looma on ju. Vundamendi. Aga maitseb ka või lihtsalt pigem surumine? Ei, mulle mekib. Oi, raske, ega osad inimeste saatus on tõesti raskem kui teistel. Ma vaatan siin mehed joovad, näete, siin on tõelised mehed, on siin olemas. Te joote siidrit. Et tegelikult oli plaan Oskariga Orissaare Konsumis parmu panna, et mõlemad joome ühe purgi ära. Aga seda ei juhtunud ja siis mõtlesime, et miks mitte siin. Aga see on nagu selline, kas see siider on nagu alustus või see on nagu selline kestev jook? No muidu ma olen ikkagi vestantse vend selles suhtes, et aga praegult on siider. Aga praegult on lahjem siider. No selge. Aga see on siis selline nagu loome põhja alla ja sinna peale hakkame ehitama? Hakkame ehitama kindlasti. No seda on tore kuulda. Ja kuidas teil, ma vaatan siin puuna ajal nii õnnelikult, nii rõskelt seisate? Tõsi, jah. Seisan. Aga olek on muidu... Olek on ka ehitamisfaasis veel loome vundamenti. Nagu telkla tõuseb, nii tõuseme ka meie. No seda on hea kuulda. Aga kas te teate, et kohe varsti hakkab live? Tegelikult peaks juba peale olema, aga... Tean küll, aga kas oleme veel graafikas või? Ei ole, aga kas kavatseme kuulama minna? Muidugi kavatseme. Aga väga tore selles suhtes, poisid, et aga pange edasi ja kurat, tore on näha noori ja õnnelikke inimesi. Ja ma näen, et sa sööd, mis sa sööd? Pitsat. Maitseb või? Väga mitte, aga okei. Aga kõht on nii tühi, et peab suruma. Jah, ega siin korraldajad bändidele süüa ei anna ju. Ma olen jah kuulnud, et korraldajad on need, kellel need punased vestid on seljas ja nad on värdjad pidid olema ilged. Kuidas kommenteerid seda? Ma ei tea, kui värdjad nad on, aga süüa nad ei anna. Jobud ikkagi see. Aga joome ka või enne laivi ei pane või? Ma arvan, kindlasti tuleb varsti. Ma söön enne kõhu täis, sest muidu võib pilt eest ära minna, kui palju juua. No selge. Aga ma vaatan, et päris palju naisi on ka, et rockerite elu on ikka päris hea vist. Ei selles mõttes mina ei tea, kes nad siin kõik on, kus nad tulid. No selge. Kuule, aga jõudu sulle ja tisu. Vabandust, härra korraldussats. Ei, mind ei huvita. Kuidas praeguseks on siis üritus nagu, mis nagu meeleolu on, kas tundub, et läheb hästi? Ma väsin, ma ei jaksa enam. Tähendab, ärge ole nii kuri. Rääkige meiega 2 sõna juttu, me läheme ära. Nii, mis on emotsioon? Kas tundub, et asjad sujuvad või on pigem nagu, et asjad võivad minna lappama? Ma jätaks ära. Ürituse? Jah. Väga õige, kindlasti, sest suhtes, kui on ikka rahvas juba kokku tulnud, siis kindlasti tuleb ära. Jätaks kõik paari alkoholi endale ja saadaks inimesed ära. Ja jooks nädal aega siin? Jah. Mõistlik, mina ka. Okei, no selle ära ei ole siin mitte midagi rääkida, ta on ikkagi see negatiivne suhtumine, mis siit tuleb, see on ikka, see on ju haige. Kas te kommenteerite veel ka kuidagi seda? Ei, ma olen nõus. Te olete nõus, et te olete täielik haige inimene? Nojah, head aega siis. Ma olen peal, ma olen folgil, ma olen festivalil. Miks? Kuna kõik mu armsad sõbrad on siin ja ma tahtsin neid, ma ei jõudnud ära oodata, millal neid näha saab ja nüüd see on see võimalus. Oot sulle. Nii, lähme baari taha. Ma müün. Mina müün. Miks türa sa siin oled? Kus ma veel olema peaks? Rock and roll! Rock and roll! Sobi, lähme edasi. Täna on siis Mätt ja viimane õhtu. Kuidas enesetunne ja meeleolu on?
väga hea. Tunne on selline, et tegelikult tahaks järgmine aasta ka teha festivali. See kogu see vibe, mis me siin saavutanud oleme kogu oma selle 6 kuu pikkuse tööga, kõik on vilja kandnud ja oleme saanud niisuguse mega ägeda tulemuse. Aga kuna me siia nii-öelda baari taharuumi või leti taha oleme sattunud, siis me küsiks kohe, et kuidas siis baari käive ja alkoholimüük läinud on. Sellele küsimusele võib-olla legaalselt vastata raske. Sellepärast meil on olnud ju oma festivali pruul. Panime oma sild külge ja oleme siis seda müünud nagu peamiselt ja selle üle me oleme väga uhked, et me oleme festival, kellel on enda õlu, oma õlul, oma kleeps ja kogu see asi, mis me teeme, on meilt sõpradele. Et mis siin siseruumis toimuma hakkab? Reality rave. Disco, DJ. Kes DJ-ks on? Nüüd hakkab Patu Juss ja Pohkik. Mis kellani pidu kestab? Hommikuni. Aga mis kell on hommik? Hommik on siis, kui ööbik hakkab laulma. Tehke aknad ja uksed lahti.